mina olen Ahven, muusik ja metsasõber ja mul on väga hea meel olla metsas siin veel ühe metsasõbraga ja veel enam ühe elukutselise metsakasvatajaga Jarro Mihkelsoniga. Et kas sa saad mulle palun äkki korraks seletada mulle ja vaatajatele, et kes on metsakasvataja? Metsakasvataja on selline inimene, kes kasvatab metsa, mis kestab ja metsa, mis on järeltulevatel põlvedel ka nauditav. Et kas sinu arvates sa oled sekkuja või oled algataja? Ma arvan, et ma olen suunaja. Väga hästi. Suunamudi. Võiks ka nii öelda. Miks mitte? Mets nagu näitab selle ära, kui tark on see, kes seda metsa majandab. Et sa saad tegelikult seda metsa majandada ühe korra. Et kui sa täna istutad, sa suudad teda kasvatada kuskile sinna 50-60 aastaseni ja nüüd sa näed ära oma vead ise nagu väga rängalt veel. Et see on nagu selles mõttes huvitav, et ja kui põllumees teeb, ütleme, põllukultuuri ja teeb vea, ta näeb selle aasta pärast ära ja teeb järgmine aasta paremini. Aga meil sellist võimalust ei ole ja peame ka olema äärmiselt targad, teadlikud ja suunama ennast teisi ja tegema väga kindlaid õigeid valikuid. Et kas sa oskad öelda, kuidas metsakasvatajaks saab? Ma arvan, et päris metsakasvatajaks saab ikkagi ainult läbi kooli. Et on vaja saada need päris õiged teadmised kohe ja alguses. Mitte, et sa saad selgeks need poolõiged ja poolvaled oskused ja teadmised, vaid tegelikult selle ala puhul tuleb saada kohe õiged asjad õigesti kätte. Et muidu võib juhtuda, et teed ka natuke liiga sellele, mida sa üritad kasvatada. Missugune on metsakasvataja seisukohalt, missugune on see selline metsa kasvamise eluring? Et ta tegelikult ju hakkab isegi ennem seda, kui istik on maasse sattunud. Hakkab ikka, iga asi hakkab selles mõttes täitsa väiksest pihta, et see on metsa puhul ka, et hakkab seemnest ikkagi. Ja see seeme peab sattuma mulda, mida viljakam, seda parem. Kui ta sinna ei sattu, siis tuleb istutada, on ju? Siis tuleb ta sinna taimena panna ja tuleb see seeme ise valmis kasvatada, et ta saaks parajaks taimeks. Ja sinna, kui see nii-öelda see seeme on tärganud, sealt hakkab taim tulema, siis tuleb hakata seda tekkinud metsakultuuri hooldama, et see taim saaks kasvada veel edasi, võimalikult kõrgeks ja suureks. Kui ta on juba kasvanud seal oma head aastad, siis on saanud kena noorendik, mida tuleb ka natuke reguleerida ja sättida, et ei oleks seal ühtesid puuliike liiga palju või teisi liiga vähe, et oleks asi võrdne. Sealt edasi, kui see sekkumine on tehtud, hakkab ta saama niisuguseks latimets, keskealine mets, paras. Seal teeme veel mõned harvendusraielihvid ära, et saaks selle pildi veel paremaks ja veel tugevamaks selle metsa. Ja kui need pildid on ka tehtud, siis see mets juba saavutab oma keskealise ala ja seal ta kasvab vaikselt omasoodu. Ja väga suurel vajadusel teeme ka harvendusraiet seal, et veel reguleerida, et alla jäänud ja nõrgad puud välja võtta ja nendest võib-olla midagi huvitavat teha. Et mulle tundub, et metsakasvataja töö on nagu selline elutöö. Et sa võtad hoolida erinevatest paikadest ja sul on võimalus jälgida kogu seda perioodi ja võib-olla mingit perioodi ühe inimese silmad enam ei näegi. Et kas sinu arvates see on nagu traagiline või see on selline mõnus põlvkondade ühendamine, et metsa eluiga on tihtilugu isegi pikem kui inimese? Ei, absoluutselt. Selles mõttes, et me täna ju need metsad, mida meie kasvatame ja hooldame, mis jäävad, ütleme, vanusesse sealt, ütleme, nii-öelda nullist kuni kuskile 5-60 aastane, ega need metsad, mida me seal hooldame selles vanusevahemikus, ega neid tegelikult meie ise nii-öelda küpsemetsana ei näe. Me neid ise lõppraie korras ka ei raiu, ja ega seal polegi. Meie raiume ka tegelikult täna neid metsasid, mida meile kasvatatud selles mõttes. Päris huvitav on see põlvkondade ülene väärtus ja sild, seda ei ole tegelikult väga palju ja paljudel aladel. Neid alasid ja valdkondasid on vähe, kus ta selliselt on. Aga ma usun, et ega mets on seal väga kindlasti ka eesrinnas. Selles mõttes, et kui sa nagu kooli enam ei lähe ja tahaks lihtsalt väikest nõu ja abi ja suunda saada metsa mõistes, siis tasub ikka nii-öelda küsida targematelt nõu ja võib ka mind üles otsida ja tegelikult leiab ka minuga sarnaseid inimesi metsaühistutest, mis on üle Eesti olemas. Et kui te olete metsaomanik või metsahuviline, et siis targa metsa majandamise alguspunkt on see, et minge metsa, vaadake, mis nägu see mets on
ja kindlasti tasub pöörduda selliste ekspertide poole. Nad kunagi neid tarkusi endale ei hoia. Küsige ja saate palju targemaks. Minge metsa!